Ja aitäh, hea linnavolikogu esimees ja head kolleegid. Vaat juhtusin lugema sotsiaalmeedias abilinnapea Karl-Sander Kase postitus, kus tema raporteeris reipalt, et linnavalitsuses on olnud hea ja töökas algus. No vaat Karl-Sanderile on see kindlasti olnud hea, aga muidu tulemuste poolest lubage ikka sügavalt kahelda küll. Vaat mäletan mina väga hästi, kuidas abilinnapea Kristjan Järvan lubas selle õudse ja mõttetu Pärtli tee Paldiski maanteel ära likvideerida, mis iga jumala päev ummikuid toodab meeletult tervele linnale. No ja mis ma praegu nägin, tulen tööle ja näen, ikka laiutab see mõttetu punane rattatee seal edasi ja Järvani põhjendus, et seda ei saa ära likvideerida, sest et kevad-talvel ei saa teed joonida, mina ei tea, 20 kraadi on väljas sooja ja ikka see punane mõttetu rattatee seal edasi laiutab. No teine töövõit jutumärkides on see, et Tallinna linna on lisaks rohelistele tõuksidele reostama asutud ka punaste Hiina rolleritega ja me pidasime volikogus ja ka kohtusime siin fraktsioonides siis abilinnapea Järvaniga ja seal ei neil ülbust ülegi öelda, et need rollerid ei tohi ju sõita ega hakka kunagi sõitma kõnniteedel ja no mina ei ole neid mitte ühtegi näinud kunagi sõiduteel. No tegelikult jumal tänatud, sest et see veel puuduks, kui pisikesed sääreväristajad, milledel pole suunatulesidki ja millega sõitjad ei pea teadma liikluse eeskirju oma 20-kilomeetrise sõidukiirusega autode vahel vänderdaksid. No nüüd on raporteeritud, et kehtestati mingisugune määrus neile, aga noh, mis need hambutud lasteareeglid muudavad mitte midagi ja noh, väidetavalt ei saa ministeeriumi tasemel midagi teha, vabandust, teie koalitsioonipartner on ühe ministeeriumi omanik, nii et pöörduge tema poole ja kui te seda ei suuda või ei taha, siis kõik ju teavad, et Isamaa on selline koalitsioonipartner, keda ei pea kuulama ja ma mäletan, et selle Pärtli raja kohta Paldiski maanteel ütles Ossinovski ka kohe nii kaua, noh nii pea kui Kristjan Järvan lubas selle ära kaotada, et nii kaua kui see on tema teha, see rada ei kao sealt mitte kusagile. Ja no nüüd tallinlased näevad iga päev, kes on peremees ja kes on niisama hauku puudel ja ega muud ei olegi öelda, valimistel näeme.